No nii, ühesõnaga peseks nüüd auto ära, kõigepealt seest ja siis väljast. Ma lähen auto sisse. Jep. Ega mingi teadlane sellel alal selles mõttes ei ole. Suht suvaline, tavaline. Mul on tolmuimeja siin, on ju. Täiesti tavaline tolmuimeja. Mis mul veel on siin? Siuke asi, interior cleaning ja siuke asi, glass cleaner. Ja siis kõigepealt tuleks matid välja, ne? Matid on päris krõdi. Liivased. Siuksed. Pikendjuhatust oleks kogu. Läheb toopis selle pikendjuhtmele. Tähendada kuulist. Siuke asi, ne? See on juhe. See on seeb seal. Ja see läheb siia sisse. Siuke värkne. Päris aus olen, seega kõige hullem ei olegi, ne? Kuigi ma ausalt ei mäleta, millal ma viimati puhastasin ikka mitu kuud tagasi. Aga noh, tuleb välja, et auto omanik on lihtsalt korralik poissne. Ei ole mingi lädra. Lemmikasi nende kahe ukseliste kuradi Porschede juures on see, et tagaistmeid ei pea kuradi puhastama, ne? Väiksed plussid, väiksed miinused. Inimesi vedada ei saa, aga koristama ka ei pea. Aga üldse see, ma olen seda autot kuidagi nii korralikult nagu hoidnud, et see nagu väga harva üldse läheb niimoodi nagu tavainimese leveli nagu määrdunuks. Noh, selles nagu, ma ei tea, kes kaamera pealt näha, aga nagu vaata lihtsalt. No see on ju puhas ju. Ja mõtlen ausalt, ma olen nagu selle materjali nagu ka iga päevaga aina suurem fänn, et siin on põhimõtteliselt ju nahk on ainult külg ja kukal ja siit keskelt on selline, no ma ei tea, kuidas seda nimetada, no mingi tekstiil on ja no mega hästi ei lähe üldse mustaks ja on hästi lihtsasti kuidagi puhastatav igatepidi. Et kui teil on variant võtta nahkistmed versus need, siis Porsche puhul ma ütleksin, et selline pool nahkiste way to go, ne? Ma ei tea, kas kellegi veel, aga mul on lemmiktegevus mattidega alati käega lihtsalt seda tolmusi ära lüüa. Ja midagi ei ole parata, no palju puhtamaks läheb. Mis teha see on? Toimib meetod. Üldse kõige auto kõige puhtama osa puhastamise juurde on pagats, kuhu tada. Siin literal ei ole mitte midagi teha. Kui te arvate, et ma ei ole siia pannud kollast värvi nööri, mis matchiks kogu ülejäänud auto kollaste detailidega, siis te eksite rängalt. Aga see on jumala hea, see hoiab nagu jumala hästi, paned siia mingi poekotti või midagi, siis hoiab jumala hästi kinni. Oppa, liine. Paned siia vahele ja hoiab kinni ja kõik normis, ne? Sellega on valmis. Kui ma enne ütlesin, et hea, et seda tagaistet ei pea koristama, siis ma loomulikult unustasin ära selle, et tagaistme asemel peab ju koristama kapoti alust, kus ei ole mootorit. Et selles mõttes maailma balansis. Siin on ka suht puhas, nagu juures olevalt pildilt võite näha, sest et Rainer on oma autoga väga korralik. Põhimõtteliselt on ju tolmuimeja jupis on valmis. Et nüüd tuleks siis võtta ette siis puhastusvahendiga interjöör. Ma selles mõttes on suhteliselt lihtne poissne. Ma nagu liiga hullu ei pane. Microfiber lapp. Väike interior detailing.
Ja ega muud polegi. Panen siia peale väikse törtsu ja hakkame kuradi minema. Mul selle autograafi asjade juures nagu kuidagi see lõhn nagu sobib. Ma teeks üks asi, mida võib-olla selle auto juures nagu seda autot omades olen nagu õppinud, et kui endale Porschet osta, siis tasub kindlasti vaadata selline variant, kus see nii-öelda, ma ei tea, kas see nimetas mingi lisanahk pakett või mis iganes see on, leather pakett on, et see armatuurlaud oleks ka nahaga kaetud, sest see minu arvast nagu põhimõtteliselt teeb kogu selle auto selle kasutaja kogemuse või. Et siin autos oleks nagu palju rotim olla, kui see armatuur oleks plastikust. Selline snoob on minust kasvanud. Juba tunnen, kui see siin autos on nagu siuke puhas luksuse lõhn. Teine pluss, mis sellel auto, ma ei tea, mitmes pluss võib panna, aga üks pluss, mis sellel autol on, et siin on seda lakk musta plastikpinda üsna vähe. Et ära kriipida võimalusi minimaalselt, ütleme nii. Ja üks mu lemmikosa siin auto, mis see lendab sinna? Lemmikosa selle auto interiööri juures on kindlalt see rool nagu. Lihtsalt see disain ja need metall osad siin ja kuidagi nagu, ma ei tea, ikka hästi tehtud, midagi pole. Keegi ei usuks seda, aga mulle reeglilt meeldib ka see väike ekraan, et ei ole siin mingit ebareaalset mingisugust kuradi tahvlit, et siuke väike sportauto ekraan on täpselt minu maitse. Ilmselgelt ka näha, mingisugune süsteem puhastamisel mul täielikult puudub, aga tegelikult see ongi hea rage bait, et asja tundjamad inimesed, kes videot vaatavad, on kohe mingi niimoodi küll ei tehta. Kes idioot siis kuradi mikrofiiberlapiga oma autot puhastab? Mina. Shout out to kuradi Philips tolmuimeja, mis on umbes mingi 722 aastat vana. Okei, 722 oli väike liialdus, mingi 417. Mõtlesin, et pesen auto oma aias ära, aga siis mõtlesin, et vist ei viitsi kogu see surve pasuri värki siin müsti seal, et lähen lihtsalt mingisugusesse pesulasse, kus ma saan seda teha. Pesulasse. Miks lemmik? Põhjus väga lihtne, sellepärast, et see maal pole päikest, pole tuult, pole vihma. Let's go. Nii ja nüüd minu arvates best life hack on võtta see glass cleaner, see lapp ja nüüd käia kõik aknad sellega üle ja siis on siuke tunne nagu auto oleks täiesti mingi salongist välja sõitmine. Paned nagu pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ja opa.
ja see kuivab nagu niimoodi ära ka, et päikse käes nagu neid triipe ja asju ei ole näha. Viimased kuradi veepiisad ka veel ära kuiva sellega ja siuke asi. Paned siit, opa, soppe ja asju siin ikka jagub. Päris hea ju. Tead see maitse küsimus, aga no see velg lihtsalt. Ma ei tea, kas ma ise suudaksin mingit paremat velge välja valida. See värv ja see disain ja kõik nagu suurus ja no mega lihtsalt. Kui on mingi täis mingi autopedaliks, ma vist nagu lükkaks seda natukene välja poole. No ma ei tea. See on lihtsalt perfection. Kui te tõesti vaatasite, selline siis saigi. Ega ta mingi maailma kõige puhtam auto ei ole, aga ütleme, et parem kui enne. Ja loodetavasti siis teen veel mingid siukseid klippe. Issand jumal, ma näen nagu mingi parm välja. Sorry. Käi järgmise korrani. Peace!